Tere tulemast taas! Algamas on Pärnumaa podcasti 14. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame seda Pärnu huubis. Täna olen palunud külla Romek Kosenkraaniuse. Tere tulemast, Romek! Aitäh kutsumast ja siin Pärnu huubis nii mõnus ja ubavne olla, et me oleme küll vähesed siin hetkel, aga tõesti tore. Ja kusjuures ma pean kohe sissejuhatuseks ära mainima, et ma arvan, et see, et me üldse seda Pärnumaa podcasti teen, on natukene ka heas mõttes sinu süü. Minu süü. Sinu süü. Kui sa nüüd küsid, miks või kuidas, siis võib-olla väga paljud kuulajad ei teagi, aga siis, kui omal ajal mina raadiosse tööle läksin, ma küll sel hetkel sõlmisin töölepingu Priit Valknaga, aga õige ruttu kuidagi toimusid juhtkonnas mingisugused vahetused. Omaniku vahetused. Tagamaid ma ei tea ausalt öeldes. Ja siis tuli Romek ka raadiole tegevjuhiks. Lisaks minu teada olid sa siis ka Portarturi tegevjuht, jah, et ma juhtisin sellel ajal mitmeid erinevaid firmasid ja üks oli ka kohalik raadio. Ja kusjuures ma tean, et seal olid vahepeal mingisugused sellised ümberorganiseerimised ja oli hästi teravalt nagu laual, et keda nüüd koondada, keda jätta. Ja ma pean ütlema, et kahjuks või õnneks sattus minu kätte üks kirjavahetus, kus ma nägin, kuidas üks toimetaja ütles, et Reginat kindlasti ei tohiks jätta. Kahjuks või õnneks ma ei tea, kuidas see minu kätte jõudis, aga see jõudis ja siis mina mõtlesin, et kuna see toimetaja oli palju kauem olnud kui mina ja mõtlesin, et ei, mina siia nüüd küll ja ma olen nii värske alles. Ja võib öelda, et üllatus oli suur, kui ma nägin, et minuga siiski töölepingut jätkatakse. Ja see avas mulle sellel raadiomaastikul nagu nii suure ukse, et sa võib-olla ise ei teagi seda, et sa oled nii palju kaasa aidanud selles raadiomaastiku kujunemises. Seda nüanssi ma muidugi ei teadnud, et ma teadsin küll, et ma tollal vaatasin, et sul silmad särasid ja mul on selline ütles, et kui inimesel silmad säravad, siis ta tahab seda tööd teha ja siis loomulikult vali tema, eks nii, et selles mõttes mul on hea meel, et ma sain su karjäärile nagu tõuke anda ja toimetada ja minu jaoks oli see juba nagu unustustõlma vajunud, aga aitäh, et meenutasid. No igatahes aitäh sulle ka ja tore, ma seda ütlust ei teadnud, et sul see kompeks on, et kui silmad säravad, siis inimene tahab teha seda, mis ta teeb, eks ju. Nüüd natukene siis ka sinu tegemiste, toimetamiste, tööalaste asjatamiste juurde jõudes, et ma tean, et sa ei taha seda kuulda, ilmselgelt ei taha seda kuulda, aga ma ütlen siiski. Mul on natukene hea meel, et sa linna juhtimisest pidid pausi võtma. Mitte sellepärast, et ma arvaks, et sa ei teinud seda hästi, vastupidi, ma arvan, et sa tegid seda väga hästi. Aga ma arvan, et sa tegid seda ka nagu nii sügavalt selle sees olles, et olla nüüd ööpäevaringselt aastaid ikkagi esindusfunktsioon kõige paremas mõttes. Mulle lõpuks juba tundus, et sul oleks ikkagi puhkust vaja. Ei, sa täiesti õigesti vihjad ja ma ei ütle, et see nagu midagi halvasti on, et sa ütled, et ma vajasin puhkust, et ega ma ise ka tundsin ju seda, et ma juba üle-eelmine aasta lõpus ütlesin, et kui minu üks selline suur projekt, see uus sild valmis saab, et siis on nagu aeg amet maha panna. Ja see oli nii prohvetlik ütlemine, et seda isegi need ajakirjanikud, kes tollal selle intervjuu tegid, ütlesid, et Romek, sa ütlesid, et kui sild valmis saab, siis sa saad rahumeeles ära minna, eks ju. Ja kui üdini aus olla, ega mul see äramineku plaan oligi, ma küll kujutasin ette ennast võib-olla mingis teises positsioonis volikogus, aga täiesti selge oli see, et linnapeana ma ei plaaninud nagu jätkata, et kuskil oli vaja joon vahele tõmmata, kriips
ja mul on hea meel, et võin öelda nüüd, et mul on hea meel, et need asjad on nii läinud. Võib-olla oleks tahtnud, minu ambitsioon oli tol hetkel, et sügisel, et siis volikogu juhiks hakata. Aga jah, need paraku nii ei läinud ja võib-olla isegi ongi hea, et vahet ei ole, et kas sa juhid volikogu istungit või oled volikogu saalis volinik, seal väga suurt vahet nagu ei olegi, nii et ma olen praegu küll nende arengutega rahul. Aga jah, ma poliitikale päris selga ei kavatse pöörata, et poole aasta pärast hakkavad juba ju Riigikogu valimiste kampaaniad ja praegu ongi nagu paras aeg, et teha selline väike reset, mõelda, sättida asju ja siis jälle tormata tegevusse silm säramas peas, et ega need selliseid, mul ei ole nagu elus väga palju selliseid mõttepause saanud olla, et ma olen ühest ametist teise tormanud ja see 1,5 kuud, kus mul on nüüd aega olnud nagu iseendale ja teha omas tempos, see on tegelikult, esialgu ma ei saanud sellest mõnust nagu aru, aga nüüd ma tõesti tunnen, et ma võtan aega mõelda, teen rahulikult, et ma isegi mõtlen, et issand, kuidas ma niimoodi päevad läbi rabelesin, 100 asja tuli ühe päeva jooksul teha, et kui hea rahu on praegu, et sa võtad rahulikult, käid koertega jalutamas, kirjutad, loed midagi, see on aeg iseendale, see on ikka super luksus, et ma olen väga rahul. No peadki olema ausalt öeldes, sest et see tamp ja see tempo, nagu sa isegi ütlesid, oli ju tohutu. Et ööpäevaringselt ikkagi olla kogu aeg valvel, sest et kogu aeg on mingisugused mured või probleemid, mis nagu ketravad. Et kas su unerütm on nüüd rahulikult taastunud? Jaa, unerütm on muutunud, et mitte võib-olla paremuse pooles, et kui tööajal ma läksin ikkagi nagu varem magama ja ärkasin hommikul ka varem, siis nüüdne elu võimaldab, et õhtul kaua lugeda või televiisorit vaadata ja hommikul kauem magada, kuigi jah, ma pean aeg-ajalt ikkagi koertega näiteks jalutuskäigu tiiru ära tegema, aga siis saad veel magada, nii et selles mõttes on unerütm on jah tunduvalt muutunud, aga see ei ole muutunud kohe päeva pealt, et nüüd ma tunnengi, et see mingi selline kuu aega läks, et kus mul tekkis see teine rütm ja kus sa naudid seda siis aega iseendale. See rahunemine nii-öelda. Ja, see sellest rütmist välja tulemine, et ikkagi 16 aastat olin järjest linnavalitsuses, sealt ligi 11 siis linnapeana. Et see aeg, see oli selline tamp, okei, vahepeal läksid puhkusele, olid 2 nädalat kuskil, aga ka selle puhkuse ajal sa kogu aeg olid telefoni otsas ja rääkisid ja arutasid kolleegidega, et mida selles asjas teha või teises asjas, et selles mõttes see aeg ikka päris hullumeelne, et sellega lõhub oma tervist ja võib-olla need, kes ei ole nagu seda sellist tippjuhi ametit pidanud, et nendel on võib-olla raske isegi seda mõista, et mis see tähendab, et lõhud oma tervist sellega. Ei, mul on jätkuvalt hea meel, et sa selle pausi pidid võtma. Aga ma tean, et see ikkagi päris käed rüppes ei istu, et sinusugune tegus inimene lihtsalt, jah, see võib-olla see rütm on nagu rahulikum, aga niisama sa ilmselgelt ei istu, et millega sa siis praegu toimetad? No ütleme, et kui ma siis töö poole pealt räägin, siis jah, et ligi 1000 inimest andsid mulle ju hääle, et ma volikokku saaks
ja nüüd ma pean neid huvisid, mitte ma pean, aga ma ka tahan seda teha ja nende huvisid kaitsma. Olen siis Reformierakonna fraktsioonis ja kuna me oleme siis opositsioonis, siis meil ongi selline austav ülesanne, et me siis peame kõik need võimulolijate siis need libastumised või valekäigud üles leidma ja siis need esile tooma ja kritiseerima, et nüüd on selline huvitav roll, et olla ise kritiseerija, teiste kritiseerija, nii et aga see on poliitika ja kuna volikogu toimubki siis teatud aja tagant, siis see ei ole pidev, et jah, on komisjonides oma eelnõude ja ettepanekute kaitsmist, aga see on selline väiksem osa ikkagi. Suurem osa, nagu ma ütlesin, on puhkus, raamatute lugemine, looduses käimine, naudin väga, saan teha selliseid asju, nüüd näiteks pühapäeval käisime Kaitseliiduga laskmas, väga mõnus päev, talves lumes, karges lumes toimetada, et saan tegeleda selliste asjadega, mis on edasi lükatud, et mul on kodus on mingid sellised asjad, mis ma olen nagu ära ostnud, aga üles ei ole saanud panna, sellepärast, et nad on ootanud oma aega, nüüd on see aeg käes, et ma saan selliste asjadega tegeleda ja ma olen nagu võtnud ka aega, et kohtuda inimestega, kellega ma pikka aega ei ole saanud suhelda just selle sama töö pärast, et olen nad üles otsinud, leidnud ühise aja ja ka reisimist, et nüüd lähen jälle reisima, nii et sellised ütleme nii, et 90% on selline aeg iseendale ja siis 10% on siis kohustused valijate ees. Kas sul on mingisugused ettevõtmised veel praegu? Mulle jäi justkui silma, et oli jällegi kellegi koolitamine kusagil, võib-olla mul jäi miskit valesti silma. Jaa, mul sellest vanast ajast on jäänud, et on sellised tippjuhtide kursused, kus siis kantslerid, ametite juhid käivad kriisijuhtimist ja kriisiõppust ja kuna ma ise olen väga pikka aega kriisijuhtimisega tegelenud, siis tegelikult ka ma käisin eelmine aasta kriisijuhtimist koolitamas ja sellel aastal siis koolitus jätkus ja mind paluti ka sinna koolitama, nii et mul oli Laulasmaal oli siis päev, kus ma siis rääkisin tippjuhtidele, kuidas kriisijuhtimist korraldada ja oma kogemustest, et mida üks tippjuht peab teadma, et hästi kriisides hakkama saada. Ja siis sa räägid, ma puhkan. Ja tegelikult ütleme niimoodi, et sellist, et ma päevad läbi vedelen või sellist asja jah, ei ole, et ikkagi on inimesi, kes uurivad, et kuidas linnavalitsusega asju ajada, et siis natuke annad nõu või, aga see ei ole nagu palgaline töö, et see on puhtalt selline vastutulek, et ka selle koolitusel see on täiesti selline nii-öelda vabatahtlik töö, et 0 eurot makstakse selle eest, nii et selles mõttes see ei ole päris töö, see on selline enese ärksõna hoidmine ja kindlasti ka selline soov ikkagi midagi ühiskonnale anda, et ma olen elus nagu hästi palju asju, et olgu siis see teraapiakoerad või abipolitseinikuna toimetamine Kaitseliidus, et kõik need tegevused on ju mittetulunduslikud, et panustamine ühiskonda, midagi tagasi on ühiskonnale vabatahtliku tööna, et selles mõttes see on mul juba nii veres, et ma ei oskagi ära enam öelda. No vaata, kui head praegu seda ajalist ressurssi rohkem on, et siis ei pea... Jaa, saab teha selliste asjadega tegeleda,
et linnapea töö ajal tuli tihti ära öelda, just oligi keeruline aega sättida või midagi, et nüüd on neid võimalusi rohkem. Aga kuidas sul praegu siis mõtted on, et kas sa plaanidki nüüd mõnda aega puhata või on ikkagi nüüd lisaks siis peagi ees ootavale valimistrallile taaskord mingisugused väljundid mõtted veel, et mida nagu võiks teha? Jah, ühendust on võetud ja uuritud, et kas ma millega tegelen ja kas tuleks sinna või tänna. Et ma praegu olen nagu seadnud selle piiri, et kuskil märtsikuuni ma võtaks ikka veel seda aega iseendale. Juba hakkab vaikselt tekkima selline rahutus, et nagu et peaks nagu midagi tegema, et selles mõttes ma arvan, et selline 3-4 kuud aega maha võtta on päris mõnus, aga terve aasta võib-olla ma ilmselt ei suudaks olla, nii et ennast tundes, et ma arvan, et märtsikuu on ilmselt see piir, kus ma siis hakkan midagi tööalast tegema, jah. Aga sinnamaani õnneks on veel natukene aega, et saad veel akusid laadida heas mõttes. Ja loomulikult, et tulebki võtta. Ma ütlen, et see on nii, nagu sa ise ka ütlesid, et sul on hea meel, et see nii läks, siis ma arvan ka, et see on hea, et nii läks ja saan oma väikese pausi teha ja. Aga rääkides nüüd poliitikast, et nüüd sa oled siis nagu ütleme teisel pool lauda piltlikult öeldes, eks ju. Kuidapidi siis lihtsam on? Lihtsam ongi teisel pool lauda, et teha midagi ja nagu öeldakse, tegijal ikka juhtub, eks, ja siis kõik, kes on kõrval, näitavad näpuga, et miks sa nii tegid või ma oleks teistmoodi teinud, eks. See on alati keerulisem ja selles mõttes ma tänaseid linnajuhte absoluutselt ei kadesta. Aga igalühel on omad ülesanded, eks ju, seal poliitikas, et ongi, et koalitsioon peab tegema oma asju võimalikult hästi ja opositsioonil on siis see austav roll, et näidata näpuga, et see hoiab ka nagu selle ikkagi need tegevused tasakaalus, et kui oleks koalitsioon ilma opositsioonita, siis läheb asi väga lappama, et siis sa muutudki väga enesekindlaks ja ei huvitagi, mis teised arvavad, aga ja opositsioonil on oma kindel roll, et tema peabki olema selline kriitilise meelega ja näitama näpuga, et näed, et siin on midagi valesti või siin peaks tegema teistmoodi ja eks siis koalitsioon peabki võtma selle vastutuse, et kas ta kuulab opositsiooni või teebki siis omamoodi, aga kui sellel on tagajärjed, siis tuleb nende eest ka vastutada, et see on selline loogika ja siin midagi uut ei ole, et see kehtib nii kohalikus omavalitsuses, kehtib riigi tasandil, et me näeme, mis riigi tasandil toimub, nii et selles mõttes siin midagi uut ei ole, eks, aga jah, nüüd olla siis kritiseerija rollis, see on alati õpetada või kritiseerida on lihtsam kui ise teha, jah. Sa oled ka päris pikalt olnud poliitikas, et kuidas sulle tundub, kas ajaga on ka nagu midagi nagu muutunud selles mõttes, et kas on see kriitika kuidagi konstruktiivsemaks läinud või kas on ka mingid nagu sisulise poole pealt muutunud või on vastupidi just kuidagi asjad nagu rohkem nagu käest läinud, et lahmitakse nagu üldiselt poliitikas. Kuidas sulle nagu näib? Poliitikas paljud asjad muutuvad, et ma mäletan, ma olen ise ju 6 koalitsiooni kokkupanekul olnud ja 5-6 koalitsiooni, eks, ja esmane oli see, et me lepime kokku nagu tegevused ja siis hakkame arutama, et kes kuhugi positsioonidesse saab, ja selles mõttes ma vaatasin, mis nüüd toimub, et enam lepitakse ametikohad kokku ja siis vaadatakse, mis me siis teeme, eks ju, nendel ametikohtadel, et poliitikas toimuvadki sellised muutused ja ilmselt need muutuvadki, mingil hetkel muutuvad omadeks reegliteks ja tehaksegi siis, elu käibki siis teistmoodi, nii et
ma ei ütle jah, et poliitika on mingi selline staatiline, et toimib, aga kindlasti on seal sellised universaalsed reeglid, mis kehtivad alati ja millest kinni peetakse. Noh, nüüd on võib-olla, ma vaatasin nende viimaste valimiste puhul, et toimubki selline trikitamine, et see on edu alus, et sa teed kuidagi tõmbad teised aneks, et siis sa oled nagu eelisseisus. Ma ei tea, võib-olla see töötab, aga võib-olla see võib sulle kätte maksta, et see on selles mõttes ma olen nagu rohkem sellise ausa poliitika pooldaja, et aga eks igaüks teeb omad valikud. Oota, aga minu arust on Pärnus enne ka niimoodi trikitatud. Kas just päris üks-ühele sellise skeemi? Iga kord on ikkagi mingi selline teistmoodi kaasus olnud, aga seda, sellist trikitamist on nagu, järjest rohkem tuleb sisse ja sellist, mis mulle nagu üldse poliitikas ei meeldi selline sõnamurdlikkus või siis sellised pöörded, kus enne valimisi sa räägid üht juttu ja siis peale valimisi sa ütled, et see on kõik teistmoodi niimoodi, et selles mõttes ma sellised asjad nagu, ma ei tea, ei meeldi, aga ma ei saa seda öelda, et kui inimesed teevad seda ja nad on selles edukad, siis go for it, et siis on nii, et. Aga kui vaadata praegu nüüd volikokku, et kas on ka siis näha, et on rohkem uut verd piltlikult öeldes? Jaa, see ongi see poliitikas keegi esinumber, kes veab siis selle ülejäänud nimekirjaga sisse ja seda tehakse ju päris palju, eks. Ja siis ongi võimalik, et see esinumber toob täiesti uued inimesed või näod poliitikasse ja iseenesest see polegi võib-olla nii paha, et tulevadki uued inimesed, tekivad uued võimalused, et selles mõttes see ei ole midagi eriskummalist. Võib-olla selline mõttekoht on see, et kas need uued, kuidas nad siis adapteeruvad ja millised on nende väärtused, eks ju, et need vanemad olijad peaksid siis silma peal hoidma ja siis neid nagu juhendama ja aitama sisse elada, eks, et see on ka kindlasti oluline. Aga ma arvan, et see on isegi hea, et tulevad uued inimesed ja tekivad uued mõtted, et selles mõttes on tore. Ma olen ka hästi selle poolt, et uuendusi on vaja vahepeal läbi viia, ja kui ongi keegi mingi asja siis väga pikalt olnud, eks ju, siis tal võib-olla polegi seda teist vaatenurka. Ja see ongi äge, kui tuleb keegi ütleb, aga miks me kunagi pole nii teinud? Ja siis hakkab töö hoopis teises suunas liikuma. Ja muidugi siin on üks paradoks. Mõned aastad tagasi käisin, see oli vist Hollandis, oli üks linnapeade foorum ja seal Tirana, Albaania pealinna linnapea siis rääkis paradoksidest ja ütles, et tegelikult valijad tahavad kangesti muutusi, et valida muutusi. Et nad lähevad hääletama nende poolt, kes ütlevad, et kui täna hääletakse niimoodi, siis kui saan võimule, siis ma keeran kõik teistpidi ja teen niimoodi. Ja paradoks seisneb selles, et inimesed lähevadki seda muutust lubajat valima ja kui sa oled nüüd siis saanud sinna võimu juurde ja hakkad neid muutusi ellu viima, siis hakkavad inimesed nagu kõhklema, pahandama, et et me oleme ju kogu aeg 20, ta tõi seal näite, et seal mingid tänavatel oli liiklus ühtmoodi ja siis tema tahtis seal teistmoodi teha ja siis hakkasid inimesed need samad tema valijad hakkasid pahandama, et mis sa nüüd teed, et keerad selle meie elu, nagu me oleme siin 50 aastat elanud, keerad pea peale, et ei, sind me enam ei vali, eks ju. Et see, selles mõttes on selline väga õpetlik lugu, et
valijad valivad neid, kes lubavad muutusi, aga nad ei taha kardinaalselt muutusi ja ta tõigi väga häid näiteid ja selles mõttes jah, et ma olen ise ka nagu mõtlema hakanud, et noh, et kui sa lubad, et noh, me jätkame samal sirgjoonel, nagu me oleme kogu aeg arenenud, et liigume selle eesmärgi suunal, siis nagu noh, see ei ole põnev, see ei ole seksikas, eks ju. Aga kui sa lubad, et jumal, me keerame kõik pea peale, ehitame uued sillad, uued kaared, paneme vana silla peale, et siis on noh, äge, eks ju. Ja siis, kui hakkad seda nagu ellu viima, siis kogu aeg on ju nii olnud ja nüüd te teete teistmoodi. See ei lähe mitte, eks, et selles mõttes on jah. See on hästi inimlik, nagu selles mõttes, kui sa võtad ka enda seisukohalt, ega samamoodi ju, et isegi kui mõni idee tundub, et issand, see on nii äge, jaa, ja siis kui on see reaalsus käes, ei, ma nüüd küll mingit muutust ei taha. See on hästi inimlik. Mäletan, et noh, enda ajast, et see oli siis juba 12-13 aastat tagasi, kui see bussireform oli, et bussiliiklus, et teha ümber. Alguses me küsisime, et inimesed, mis te tahate, et kuidas need bussid peaks liikuma. Siis olidki meil seal olid doktorandid ja magistrandid ülikoolist igalt poolt suured ühistranspordi liikumise uurijad, kõik ütlesid, noh, te peate nii tegema, eks ju. Andrus Kärpuk, väga pikaaegne selle valdkonna inimene, nüüd ta ka läheb pensionile, eks ju, aga tegime nagu hea plaani, tutvustasime, nüüd hakkavad bussid nii käima, eks ju, noh, totaalne pahandus. Inimesed, mis asja, ma olen 50 aastat Tammiste bussiga sõitnud sinna, nüüd on aga nüüd on inimesed väga ära harjunud ja nüüd, kui tahaks nüüd seda bussiliiklust muuta, ma kujutan ette, mis tuleb, et see on jah selline paratamatus, et kui sa teed nagu sellised muutusi elus, et siis noh, öeldakse küll, et see on noh, muutuste juhtimine, eks, aga sa võid neid muutusi juhtida, kuidas sa tahad, nii palju kui on inimesi, nii palju on eriarvamusi, nii et sa pead nagu arvestama sellega, et kindlasti tekib vastasseisu, kindlasti tekib pahameelt, kes on rahul, need on rahul, aga need ei väljenda seda rahul. Jah, see võib olla ka, ütleme, igal pool, eriti võib olla ka linna juhtimises on selline hästi kurb pool, et see, kes on rahul, tema nagu üldjuhul ei väljenda. Ja ega neid selliseid jah, nagu, noh, eestlane on üldse ju kiituse, noh, kui ma kiidan sind, et sa näed nii kena ja serav välja, eks ju, siis sina ütled aitäh, aga mõni inimene ütleb, et oi, et miks sa mulle niimoodi ütled, eks. Ja eestlased ongi siis sellised tagasihoidlikud. Minu ema ütles alati ikka, et ära kiitusega iitsi ole, eks. Aga jah, et see selline kiitmine, see ei ole meil veres ja selline tänutunde avaldamine ka, eks see on ikkagi väga raske on aitäh öelda võõrale inimesele või inimesele, noh, kellega sa oled küll võib-olla kaua aega koos olnud, aga tänada teda või aitäh öelda on meil eestlastel ikka väga keeruline, et noh, võtad neid lõunamaa inimesi, noh, need on sulavad sul ümber ja oskavad rääkida, aga ma ei tea, kas see on sellest, et meil selline vähe päikest ja külm ilm või on mingid muud sellised, et me sellised tagasihoidlikud oleme, et vanasti visati soomlaste üle nalja, et noh, et need on nii kinnised ja ei ütle midagi ja räägi midagi. Ma olen kuulnud, et lätlased, ka mul üks hea sõber Lätis on üks hotellijuhataja, siis ta ütleb, et lätlased räägivad eestlaste kohta jälle, et noh, need on nii tuimad ja et nagu meie rallisõitjad on ka ju sellised, noh, teevad nalja, et noh, et selles mõttes jah, et noh, ühiskond ongi meil selline ja siin ühiskonnas toimetades sa pead neid erisusi arvestama. Jaa, aga see ei tähenda, et ei peaks ütlema kellelegi. Ei, muidugi. Jah, et las siis nemad on kitsid kiitma, mina või sellepärast ei pea nii tegema. Jah, ja poliitiku puhul ka, kui siia poliitika juurde veel korra tagasi tulla, siis ma tahan öelda, et poliitikas paljud tahavad kõigile meeldida,
kõigile ei ole võimalik meeldida, et sa pead ikkagi valima nagu väga selgelt oma põhimõtted ja nendest põhimõtetest kinni hoidma. Isegi kui sa sellest peksa saad, kui sa sõimata saad, et sa oled loll ja rumal, eks ju, noh, see ongi siis selle inimese arvamus ja ei saa elada nende inimeste arvamuse üle. Kui ta ikka mind lolliks ja halvaks peab, siis las ta nii arvab. Sina pead ikkagi jääma enda põhimõtetele kindlaks ja minema oma teed. Olen ka 100% selle mõttega nõus, et need inimesed, kes aktsepteerivad sellisena nagu ma olen või nagu sina oled, siis nendele ei pea mitte midagi selgitama. Ja need, kellele justkui tundub, et peab selgitama, need ei aktsepteeri siis ka. Ei, muidugi. Te ei tasu üldse lasta sellest ennast häirida. Aga no ma ei saa üle ega ümber, peame ikka natuke sillast ka rääkima, on ju. Mulle nii tohutult meeldis üks seik, see oli juba aastaid, ma ei tea, vist ikkagi aastaid tagasi, kui meil tuli vist jutuks eetris, veel tol hetkel raadioeetris, sellest, et Silla projekt on nüüd ikka täie hooga käima läinud. Ja tead, see oli sul nii ehe rõõm, kui sa tulid stuudios, ütlesid, ma ütlesin sulle, et see saab tehtud, sa ei uskunud mind. See oli, ma mäletan, see oli sellest, et sina vist olid aasta varem öelnud, et sina ei usu, et see sild kunagi üldse tuleb. Ja siis ma ütlesin, et pane tähele, see tuleb, et me teeme kõik, et meil on juba, sest nendes projektide puhul on hästi palju asju, mis toimuvad taustal, et sa räägidki läbi poliitikutega, et sealt tuleb rahast. Idee on ju äge, eks ju, aga selle jaoks on ka raha vaja. Isegi kui sul on raha olemas, siis on vaja, et planeeringud ja kõik seda toetavad ja projektid on olemas. Aga mul oli, selles mõttes oli see informatsioon juba, et kõik jookseb kokku ja siis mul oli nii hea väita, et see tuleb, eks ju, ja selles mõttes jah, ma saan aru, et mu näoilmest, et sa siis said aru, et oli näha enesekindlust ja sükest rõõmu, siirast rõõmu, seal ei olnud üheski hetkes sükest nagu pahatahtlikku, ma ütlesin, see ei olnud nagu nii, vaid see oli nagu nii, et aga ma tean, et see saab tehtud ja see saab tehtud. Aga eks nii palju, kui mina ju kohalikus raadios olen alates 2007. aastast, ega sellest aasta saadik on ju räägitud uuest sillast, eks ju, ja kuuldavasti juba ka enne minu aega oli räägitud uuest sillast, et oli jah tõesti natuke raske uskuda, aga näed, olemas tema on. Jah, seal oli ju 1995. aastast hakati sellest uuest sillast rääkima ja kuidas ta tuleb, et kas ta tuleb selle nurga all või teise nurga all või mis tänavaid ta ühendab ja kõik, et seda nagu väga palju oli räägitud ja üritatud ka teha, et oli 2013. aastal ja 2008. aastal, seal oli, ma võtsin kunagi selle, mul on see alles see kronoloogia, et ma võtsin selle välja, et see on selline paks raamat, et võiks täitsa sellise raamatu kirjutada, et selle silla saaga, et kuidas me sinna jõudsime, et võib-olla tulebki kunagi kirjutada sellest, eks ju, aga see oli, selles mõttes oli ta jah, põnev teekond ja selline see on see koht, et silm peab särama, eks ju, et nii kaua pingutad, kuni ikkagi see tuleb ja mul oli ka hästi palju neid inimesi, kes tänaval tuli vastu, ütlesid, et ma ei usu, et see sild tuleb, te ainult räägite poliitikud, et seda silda ei tule, eks ju, et ma võin mürki võtta, et seda silda ei tule, eks. Ja selles mõttes, ma loodan, et see inimene mürki ei võtnud, eks ju. Aga sa pead ikkagi uskuma ja hästi palju vaeva nägema selle nimel, et need asjad toimima hakkaks ja need, mis sa unistad, et need tuleks, eks ju, et see on selge. Kurb on selle teema juures see, et sellised suured asjad, see on tegelikult suur asi, eks ju. Ja kui kohati nagu kostub kusagilt läbi, et aga nad tegid ju nagu nii maksumaksja raha eest, et mille eest nad siis nii nagu rõõmustavad ja nii nagu uhked on, eks ju. Aga sa tõid väga õige asja välja, et sellest saamisloost on võimalik põhimõtteliselt paksu raamatu välja anda, ehk et see töö taustal on asi, mida keegi teine ju ei tea tegelikult. Nojah, ma olen kõigile nendele, kes räägivad, et maksumaksja raha eest, et kohalik omavalitsus ongi selline
kuidas nüüd öelda, institutsioon, kes kogub nende inimeste, kes seal elavad, soovid, võimalused kokku. Soovid on alati suuremad, võimalused on alati väiksemad ja püüab teha imet, et nendest need soovid saaks teoks tehtud selle sama raha eest, mis neil inimestel on. Loomulikult, lihtsam on öelda, nagu ma ütlesin, opositsioonis on lihtsam on öelda, et jaa, ma võtan see, ma võin ka öelda, et võtke 30 miljonit ja tehke, eks ju. Aga need asjad, ei käi nii lihtsalt, eks ju, et selles mõttes nõuavad vaeva ja püsivust ja sihikindlust, nii et selles mõttes jõud. Aga täna nüüd, kui lähed üle silla, kas siis on ka kuidagi see tunne, et midagi väga erilist on tehtud või on see tunne, et lihtsalt tuli vaja üks töö ära teha? Ei, mulle ikka meeldib see sild, et ma isegi kui ma oma korterist välja tulen, siis mul on sinna paar sammu jõe äärde ja siis ma näen seda kaart, eks ju, ja mul meeldibki õhtuti koertega jalutamas käia ja siis vaatan seda silla poole ja vaatan, et kas tuled põlevad juba või põle ja mis värvid põlevad, et selles mõttes, et mulle see sild meeldib, eks, et ma olen küll rahul. Muidugi on neid, kes ütlevad, et ei, et see 2 kaart oleks parem olnud kui 1 kaar, aga see on matsi asi, et võib-olla tuleb teinekord 2 kaariga sild teha kuhugi, aga mulle see 1 kaariga sild väga meeldib ja see kuna ma väga palju tean seda silla saamislugu, et kuidas need kaared tulid ja kuidas need paika said ja kõik selle ehitusega seal seotud Robert Sinikas, tervitusi talle, et siis minu jaoks on see väga eriline sild, eks, ja ma hea meelega käin sealt üle ja vahel sõidan autoga üle, et selles mõttes ma olen rahul. Kuna meil tasapisi hakkab siin see saateaeg otsa saama, et siis annan sulle väikse sellise vihjena teada, et see saade on kuuldav siis reedel, 6. veebruaril, päev enne sinu sünnipäeva. Et toredat üllatust sulle. Aga räägi siis natukene ka sünnipäeva mõtetest plaanidest, et kas on juba mingisugused ideed paigas, nagu ma aru saan, mingi reis on vist kuskil tulemas? Ma 50. sünnipäeval juhtus selline lugu, et ma hakkasin tundma, et ma ei taha sünnipäeva pidada või juba võib-olla varem hakkas selline tunne, et ma ei taha sünnipäeva pidada ja alguses ma tegin nii, et ma läksin mingiks paariks päevaks läksin ära kuhugile aga siis tulid ikka kolleegid ja sõbrad tulid 3 päeva hiljem, et see oli sünnipäev ja jälle lilled ja ma ei tea, mis asjad, eks ju. Ja siis ma hakkasin tegema järjest pikemaid reise. Keegi ei tuleks jumala ikka pärast. Et ei tuleks ja nüüd ma olengi ikkagi iga aasta kuhugile kaugele maale ära sõitnud, tavaliselt soojale maale, palmide juurte ja see aasta samamoodi, et ma siis paar päeva ennem sünnipäeva liigun mitu tuhat kilomeetrit lõuna poole, nii et ja olen pikemat aega ära. Mis oleks kõige ägedam sünnipäeva kingitus, mida sa võiksid ise endale teha? Lisaks sellele, et sa võtad aja endale, eks ju? Võt sellises vanuses on sul nagu kõik asjad juba olemas, et see ei tahagi pigem elamusi, et see on sellised elamused, armsad inimesed, nad ei peagi midagi tooma, lihtsalt on ja ütlevad midagi head, et see on selline kõige suurem kingitus, et ja et lastel ja lastelastel hästi läheb, et see teeb rõõmu ja ma
ütlen veel, et ma hoolimata sellest, et ma olen opositsionäär, ma olen tohutu Pärnu patrioot ja ma tahan, et Pärnul läheks hästi, nii et selles opositsioonis olles ma alati mõtlen, et need asjad, mis ma teen, et ma ei teeks neid mitte Pärnu kahjuks, vaid ma teeksin, et Pärnu oleks parem ja Pärnul läheks paremini. Ja eks see pürgimine sinna Riigikokku on ka see, et ma tahan, et Pärnul oleks rohkem võimalusi, üks tingimus oli, miks ma sinna Riigikokku ka lähen, et Rail Baltic saaks olema, et meil saaksid olema 4-realised maanteed Tallinnasse. Neid õnneks hakati nüüd tegema. Ma ei tea, kui palju minus seal seda osa oli, aga 50 kilomeetrit on juba need lepingud sõlmitud. Et pigem rõõmustavad sellised asjad, mis omastele ja Pärnule on head ja mingi, ma ei tea, mingi kella või mingi selle üle ma võib-olla ei tunnegi mingit sellist rõõmu kui just sellise emotsiooni üle ja hea tunde üle, et endal, oma lähedastel ja oma kodulinnal läheb hästi. Kuule, aga need on väga ilusad mõtted, millega kokku võtta, nii et siis täna lõpetame toredat mõnusat reisi nautimist ja siis ei olegi muud, kui et veel natukene puhka. Pane aga valmis vaim ja füüsis, tööpõld on lai, küll sul seda tegemist ja toimetamist jagub nii, et praegu on paras aeg need akud täis laadida. Aitäh!